eestlased oleme end ikka pidanud keskmisest sõgedamateks, kuid nagu näha, anna ainult võimalus ja saavad ka teised hakkama. Euroopa saunamaraton Otepääl on ametlik kaubamärk ning teinud Eestile nime ümber laia maailma. 15 aasta eest pooleldi pulli pärast tehtud 40 inimesega saunapidu kasvas reaalseks suursündmuseks. Nüüd on piiriks 204-liikmelist tiimi, kuna Nuustakule rohkem lihtsalt ei mahu. Tänu BBC toodetud saatele jõudis Eesti hullus Šveitsi kauni ning jõuka linna Schaffhauseni inimesteni, kes võtsid nõuks ka enda juures midagi taolist teha. Esimene saunatrall toimus möödunud aastal ning eks siis pani see kohalikega imestama. It was very unusual for the local people there. Seeing in November 23, 500 people in bathrobe walking around. Now, 1.5 years later in January, it's still very special to see so much people, but they're all in such a good mood and everybody from old to young finds this a perfect idea, and it's born in Estonia. So we are not the founders. Your Estonian people did this. We told on every interview that was not our idea. We learned it in Estonia when we participated to the sauna marathon in Estonia. Nii nagu Eestisse jõudis ka Schaffhausenisse saunatajaid välisriikidest. Nendega suheldes võis selguda aga nii mõndagi üllatavat, nagu näiteks Inglismaalt pärit Hailey puhul. Never heard of it. So it's my friend who came here last year with the British Sauna Society that's just been founded, and then she told us about how good it was, and she kind of got a big group of ladies together. So this is why we're here, to come here to test it and of course check out the sites and just really get immersed in the sauna culture here. Do you know where this event originally came from? I don't, but you're going to tell me? Yeah, I'm going to tell you. From our country, Estonia. Estonia? Yeah. Oh, okay. I work in Rally. I was in Rally Estonia. Oh, really? I love Estonia. Actually, it is originally from the same place where Rally is, Otepää. Otepää? I know Otepää. Yes, I've been there. I know the service parks of Otepää. Good, cool. Yeah. So, that's a nice coincidence. It's a coincidence. So yeah, saunas and Rally, who would have known the two collided. Estonia! We love Estonia! We love sauna marathon! Schaffhausen, middle point of the world! Yay! Mul on tõesti šveitslaste kohta ainult häid sõnu öelda. Saunad on tehtud väga vahvasti ning inimesed on väga meeleolukad. Näiteks praegu siia laeva peale on ka saun püsti löödud otse Reini jõe kaldale. Kui ma nüüd võrdleksin reise, no ütleme 10-15 aastat tagasi, siis ega keegi väga eriti aru ei saanud, mis keelt nad kuulevad. Aga nüüd kuidagi on inimeste teadlikkus tõusnud ja väga paljud pakutakse Soomet ja pakutakse kohe ka Eestit. Et ei ole me enam midagi nii metsarahvas kuskilt kaugelt, kellest keegi midagi kuulnud ei oleks. Ja no loomulikult meeletult head turundustööd siin on teinud ära pisikene Otepää linnake, sellepärast et no pea kõik teavad, kust see saunahullus alguse on saanud. Estonia, I think so. Yes? Yeah, that's right. Have you been in Estonia? No, unfortunately not, but maybe in the future. I do live in Schaffhausen, so it's our second time on the sauna marathon. What do you know about the sauna marathon history? I know it's originally from Estonia, and that's about it. It came from the shirt you're wearing, so it's not. I don't want to be the wrong country. It's not Iceland. It's Lithuania, Estonia. Estonia. I'm so sorry. It's okay. 3, 2, 1, lusu! Üllatuslikult võis aga vanalinna tänavate tünnisaunas kohtuda ka eestlasega. Väga õiges kohas oleme. Ega sellele pole ka väga nagu Eestis reklaami tehtud, et need on Euroopas sõbrad, kes mind siia kutsusid, et mul on väga hea meel, et ma siia jõudsin ja siin sõpradega saan aega veeta. Super, väga hea siin Alpi mägede vahel sellist üritust nautida hea seltskonna ja hea veiniga. Oled sa ise käinud Otepää sündmusel ka? Varem mitte, nüüd saingi käe valgeks.
Eestlasi oli aga veel teisigi. Keskväljakul olid oma putka püsti löönud Eesti grillmeistrid. Rahva huvi on väga suur, vahepeal on hästi vaikne, aga kui tuleb see mass peale ja keegi on rääkinud ja samas on vist televisioonis ka näidatud ja räägitud, hästi hea burger on siin. Et ütleme nii, et mingi hetk lööb ikka väga kinni. Ja ütleme, Eestile see promo on väga kõva. Et praegu arvavad, et see on Eesti rahvusburger. Et EAS peaks hakkama vist reisi kinni maksma meile. Et kellelgi ei ole mingisugust küsimust, et mis asi see Eesti on? Ei, seda selles mõttes kindlasti ei ole. See on hästi huvitav tegelikult. Šveitsis üldse on huvitav see, et nad on nii sõbralikud ja nii hästi paljud on Eestis käinud. Kiidavad meie maad. Leidus neidki kohalikke inimesi, kes olid Eesti saunamaratonil käinud ning oskasid kahte sündmust võrrelda. Yeah, it's different from the people. It's more crazy in Estonia. I think. Yeah, the customs, but now we start soft and we come higher with the level in the end. Driving with the car and the snow and the ice. And then the people drinking more. In Estonia, drinking more. Of course. We are really proud of that, yeah. Ehk ongi meie kodune sündmus hullumeelsem, aga ilmselgelt on tasasele eestlasele just midagi sellist vaja. Üksinda pöörane olles hakkab ju piinlik. Kui aga kõik koos, siis ei vaata keegi viltu. Schaffhauseni linn kutsus ametlikult külla ka Otepää sündmuse korraldusmeeskonna. I'm convinced that you agree with me that our two sauna marathons complement each other and that Europe is big enough for two such events. It is an honor to have you here in Schaffhausen. We are looking forward to hearing from you what you think of our version here in Switzerland. We are very happy to have you as our guests. Nagu näete, saun loob sooje suhteid ka saunaõlle ja leelita. Mis mulje siis eestlastele jäi? Ma arvan, et see, et nad sel aastal tegid ka sihukese reedese eelpeo, katsetasid, nagu meie oleme katsetanud sellega. Eks nad ise nägid ka seda, et oli neid, kes oli pisut väsinud ja 13 tiimiga starti ei jõudnud järgmine päev. Aga ma arvan, et see tegelikult see mõte neid väga õigustas, et see pidu oli päris vägev ja meeleolukas seal ja õhtune saunatamine seal keskväljakul, need saunad koos, oli kindlasti üks väga hea idee neil. No kuigi meie omame siis originaali, aga on võib-olla Eestil ka midagi nendelt õppida? Ma arvan, et see kindlasti on, see üks asi ongi see, et see terveks päevaks on nüüd plaan meil ka laupäevasel päeval loodetavasti sihukene pidu püsti panna keskväljakule terveks päevaks, et no kindlasti mingi pisiasju sai siin nende päevade jooksul endale ka märkmeid tehtud, et õppida on alati. Kes oleks seda osanud ette näha, et Eesti ja Šveitsi vaheline side saab tugevust nii iseenesest mõistetavast nähtusest nagu saun. Igal juhul ootavad Schaffhauseni inimesed järgmisel aastal ka Eesti saunatajaid nende sündmust rikastama.